niisiis oluline on aru saada sellest, et kui me räägime absoluutse tõe mõistmisest, elusolende jaoks eneseteadvustamisest, valgustumisest, nii edasi, kõik need vägevad väljendid, mida me siin kasutame, siis kui inimene teadvustab Bhagavani veedade järgi, siis Jumala isiksust, siis sellega kaasneb automaatselt see, et ta teadvustab ka kõiki teisi aspekte. Ehk teisisõnu, see on nagu võti kõikide teiste tunnetuslike tasandite juurde, kõikide teiste teadmiste juurde. Et selline saladus, kavalus on siis veedades peidus. Ja bhakti on siis see algne seisund, see armastuslik seisund Jumala vastu, see on hästi loomulik inimesel tegelikult. Ja selles jooga praktikas ei ole midagi kunstlikku, et ta on selline hästi loomulik inimese olemus. Ja ta on haruldane. Bhagavad Gitas on värs, mis ütleb Manusya samsa hashisu kasiti tatsidaja jaditama pissidanam kashim vambeti tatvadaha. Et seal on öeldud sükst asja, et tuhandetest inimestest vaid üks liigub eneseteadvustamise poole või tahab saada eneseteadvustamist. Ja nendest inimestest, siis nendest tuhandetest vahest üks on see värs ütleb, saavutab siis nagu Bhagavani mõistmise, siis Jumala kõrgem isiksuse mõistmise. Nii et see ei ole odav ühest küljest. Ja ta ongi nagu sama aegselt paradoksaalselt praktika on ühest küljest on hästi lihtne, aga tulemus ei ole siis nagu materiaalsete vahenditega garanteeritud. Et siin võib tekkida nagu küsimus, et miks siis seda üldse teha, kui meil nagu ei ole garanteeritud see asi on ju nii-öelda. Ja seda on raske natuke selgitada, et siin see paradoks on olemas sees. Aga võib-olla üks hea näide selle kohta oleks see, et kui näiteks kujutame ette, et üks poiss näiteks kuskil läheb üle ühe silla või kuskil kukub ette ja seal läheduses pole nagu ühtegi inimest, ta ujuda ei oska hästi. Ja mida see poiss tegema hakkab? Ta hakkab hüüdma. Ta hakkab ju happi hüüdma kõvasti, hüüab. Kuni lõpuks keegi inimene kuuleb teda ja tuleb talle appi, hüppab ette ja päästab ta ära. Nüüd on küsimus, kas selle poisi päästmise põhjus oli see, et ta hüüdis? Küsimus teile. Kas ta pääses sellepärast, et ta hüüdis? Enamus noogutavad. No tegelikult, kui me vaatame, siis see ei olnud ta pääsemise põhjus. Ta pääsemise põhjus oli ikkagi, me võime võtta nagu siin nagu erinevaid asju. Pääsemise põhjus oli võib-olla, ütleme see, et keegi võttis tast kinni ja tõmbas ta veest välja. See, et ta hüüdis, ta oleks võinud hüüda ja jäädagi hüüdma, aga kui seal ühtegi inimest poleks läheduses olnud. Ühesõnaga see, et ta hakkas hüüdma, ei kindlustanud talle seda, et ta pääses sealt veest. Oli nii? Aga teisest küljest... Täpselt nii. Kui ta poleks hüüdnud, siis tal poleks ka olnud kedagi, kes oleks kuulnud ja teda päästnud. Aga siin ongi see, nagu see paradoks, on ju. Et me peame aru saama, et me alustame teed materiaalsest maailmast, me alustame teed kahe jalaga siin maa peal olles, aga me tahame jõuda sinna, kus ei ole kahesust. Me tahame jõuda sinna, kus ei ole teed enam. Ja sellepärast eeldada, loota, et see tee, mida me siin hakkame käima, läheb lõpuni välja. See oleks lihtsalt materialistlik. Sellepärast, et me tahame saada ühest mõõtest teise. Me saame saada hoopis teise dimensiooni. Me tahame saada transcendentaalsusesse. Ja seal ei ole põhjust ega tagajärge.
Meie tahame siin saada niimoodi, et me tekitame põhjuse ja siis saame tagajärje. Miks ma seda juttu kõike räägin? Sellepärast, et see bhakti jooga on, ta on nagu huvitav protsess. Ta on huvitav praktika selles mõttes, et ta on samaaegselt praktika ja samaaegselt juba ka eesmärk. Ta on samaaegselt juba tulemus. Ehk kui hakata praktiseerima bhakti joogat, oleme me tegelikult sisuliselt juba teatud mõttes tulemuse saavutanud. Et seda, mida me hakkame viime sisse oma ellu ja tegema hakkama, see on tegelikult see, mida me teeme ka siis, kui me oleme nii-öelda lõpp-punktis, kui meil on preema bhakti armastus Jumala vastu. Lihtsalt see kontsentratsioon on erinev. Alguses meil on väikene seeme, sükene bhakti seeme, tekib meil südames, et hakkab lihtsalt kasvama. Kuni ta lõpuks siis kasvab nagu võimsaks armastuslikuks tundeks, mida elusolend siis kogeb. Aga selleks, et see kasvaks, see nagu areneks, selleks on vaja sooritada, on vaja hüüda appi. Selleks on vaja hüüda appi. Ilma selle appi hüüdmiseta keegi ei aita meid. Ja selleks on vaja tegutseda, selleks on vaja hakata viia midagi oma ellu sisse, muuta midagi, sest et kui me teeme ühte sama asja, arvates, et võtame näiteks paberilehe, kirjutame siia näiteks sõna, trükiviga, teeme trükivea sisse, sõna kirjutame edasi, nii, arvutis tegime selle, nüüd prindime selle välja. Võtame paberi ette, vaatame, et üks trükiviga. Selge, ma pean uuesti printima. Vajutan uuesti printimisnupule, tuleb uuesti välja, vaatan, ikka viga. Ja nüüd, kuidas materiaalses maailmas inimene mõtleb, kuidas ma harjun mõtlema, selge, ma pean veel rohkem printima, ma pean veel rohkem vajutama seda nuppu ja ma hakkan seda tegema. Uuesti. Prindin 10 tükki välja, ikka viga sees. Järeldus, ma pean printima ilmselt mingi 100 tükki. See on see, kuidas nagu, me siin maailmas elame. Me tegelikult teeme seda ühte ja sama asja arvates, et mingi hetk tuleb sealt printerist välja, on ju see paber, kus see viga on kadunud. Aga ei tule. Et selleks on vaja muuta midagi. Selleks on vaja minna tagasi, on vaja minna siia arvutisse, parandada see ära, vajutada nuppu ja see asi tuleb meil välja õigesti. Ehk ilma, et me oma elus midagi muudaksime, mitte midagi muutu ka. Ja küll, räägin need 9 aastat siin läbi. Bhakti joogat puhtalt teoreetiliselt ja teeme siis jälle siuksed. Ma kirjutan nad siia altpoolt ülesse. Et siis eeldus üldse kõige eelduseks on, ma kirjutan nad siis ma kirjutan sanskriti keeles. Srada tähendab usk. Kõige eeldus on usk. Selleks, et inimene üldse hakkaks liikuma, on tal vaja usku. Ja usk on, mis asi on usk? Usk on Patanjali jooga suutrates. Patanjali on väga ilusti sõnastanud sinna suutras selle usu 1.20. Shada virya smriti samadhi prajna purvaka itarasham. Ühesõnaga, usk on see, mis annab virja inimesele. Virja on jõud. Jõud, energia, julgus, väärikus, tarmukus, sellised sõnad. Entusiasm. Ilma selleta inimene ei liigu. Ja usk, mis asi on usk? Usk on, mis need teised sõnad siin on? Smriti on
mälu, niisugune mõtteselgus, arusaamine, millega ma pean tegelema, vabadus kahtlustest. Selline inimene saab minna ja hakata tegelema lõpuks ometi ühe asjaga häirimatult ja kindlas usus, entusiasmis ja tal on see jõud. Vot see nii võimas asi on usk. Ja mis asi on usk? Usk on see, kui me kohtame elus midagi sellist, mille ees me oleme valmis tunnistama, jah, siin on rohkem teadmasi kui mul. Siin on, temal on õigus. Ta teab rohkem. Vot see on usk. Ja usku me saame siis inimestel, kellel on kõrgemad juba teadmised. Ja näiteks, kui me räägime paktist, siis konkreetselt seda sraadat usku, mida on vaja pakti jaoks, me saamegi inimestelt, kellel on olemas juba tugevam usk, kellel on olemas juba teatud entusiasm, teatud maitse ja nii edasi. Ehk sraada, kui selline tekib, siis on siis vedades räägitakse, on nagu siuke tass, ütleme, mis siis täitub sellise nagu teatud kogemustega, sukriitiga. See on siis selline kõiksugused head toovad igasugused tegevused, näiteks kokkupuutumised seal pühakutega, siis näiteks tähtpäevad, kui inimesed tähistavad jõule, erinevaid näiteks selliseid usupühasid näiteks, siis inimesed saavad sealt sukriitid tasapisi. Või siis käivad näiteks põhjaduskohtades, inimesed käivad siin Iisraelis, selle nutuseina ääres, käivad siin Indias ja nii edasi, templites satuvad vahel, siis inimene tegelikult endasse kogu aeg ta nagu täidab oma seda sukriititassi. Ja nüüd, kui seal mingi hetk, see tass saab siis täis mingil elus, mingil hetkel ja nii-öelda juba tuleb kergelt üle ääre, siis inimesel tekib srada, siis inimesel tekib usk. Tal on see juba see sukriitit kogunenud juba nii palju. See tuleb see samas sõnas susukam sukk, siis selline hea õnnetoov, head toov, sükene kogemused, mälestused. Ja kui inimesel on see siis teatud kriitilise piiri ületanud, siis inimesel tekib srada. Ja srada usk siis annab inimesele jõu, entusiasmi koos sellise väga võimsa tööriista ja väga võimsad omadused inimesele, et inimene saaks hakata edasi liikuma. Nii et väga väärtuslik asi. Ja nüüd edasi siis bhakti jooga süsteemis, siis sradale järgneb meile sadusanga. Sadud on siis Saadud on siis pühad inimesed, pühakud, need, kes juba on kokku puutunud bhakti jooga praktikaga, kes on juba pühendanud ennast juba sellele praktikale, kes tegelevad selle asjaga, kes räägivad juba nendel teemadel. Ja siis esimene aste ongi siis see, et see on siis suhtlus. Selleks, et edasi liikuda ükskõik millisel siis vaimsel teel, kui on vaja suhelda kõigepealt, on vaja saada teistelt kogemust ja teadmisi, et kuidas siis nagu edasi minna ja suhelda siis nendega, kes on meist rohkem arenenud. See on igas eluvaldkonnas niimoodi, et kui me suhtleme nendega, kellel on rohkem kogemusi ja kes juba on millestki aru saanud, siis me progresseerume kiiremini. Ükskõik, mis me teeme, mingit hobi või millega me harrastame. Kui me läheme juba nende juurde, kes oskavad ja suhtleme nendega, siis me areneme kiiremini. Nii, edasi siis järgmine etapp on siis bhajana kriya. Ma tuletan meelde, et need on kõige salajasemad teadmised vedadest. Nendele ligipääs ei ole niisama lihtne. Nii et väga väärtuslik. Bhajana kriya. See on siis etapp, kus jooga praktiseerija võtab oma ellu vastu teatud reeglid
teatud regulatsioonid. Näiteks need samad jama reeglid, mida ma siin 4 tükki mainisin, on ju, loengu esimeses osas. Tapas brahmacharya seal satya näiteks ahimsa vägivallatused, need sellised regulatsioonid oma ellu ja inimene võtab siin vastu endale õpetaja. Sellel etapil ta võtab vastu pühitsuse, võtab vastu endale nagu ametlikult nii-öelda õpetaja, kellega koostöös ta hakkab siis vaimsel teel liikuma. Ja see on hästi oluline moment vedalikus kultuuris, vaimne õpetaja, sellepärast, et vedalikus kontekstis teadmised on isikuomadused. Teadmised ei ole mingisugused õpikutarkused. Teadmised on alandlikkus, kaastunne, vot sellised asjad. Need on teadmised. Sellepärast, miks nad on teadmised? Sellepärast, et need on asjad, mis tegelikult inimese õnnelikuks teevad. Ja neid teadmisi on võimalik saada ainult südamest südamesse. Neid on võimalik saada ainult nendelt, kellel nad on olemas. Neid teadmisi meil ei ole võimalik saada lugedes raamatut ja saada näiteks alandlikuks. Ei, me saame alandlikust ainult õppida ainult inimeselt, kellel on ta olemas. Selleks on meil vaimne õpetaja, kellel on need omadused olemas ja kellelt me saame siis neid tema südamesse nagu parastada tasapisi niimoodi. Ja samas vaimne õpetaja on muidugi ka see, kes selgitab meile vedasid, kes avab meile kõik need teadmised. Ilma juhendusteta on meil väga raske nendest aru saada. Sellepärast, et vastasel juhul me lihtsalt tõlgendame neid läbi oma mõistuse ja võtame sealt neid asju vastu nii, nagu mulle sobib. Mitte nii, nagu mulle hea on, kuidas mulle vajalik on. Et ühesõnaga, siin on siis teatud regulatsioonid ja siis pühitsus on siis selleks 3. etapiks. Ja nüüd hakkab pihta tõsine töö. 4. etapp on siis bhakti jooga süsteemis on siis anarta nivriti. Nivriti kirjutatakse 1 teega, 2 teega. Anarta nivriti. Mis asjad on anartad? Anartad on ebavajalikud omadused, mis meil on. Selleks, et jõuda armastuseni, selleks, et jõuda oma hinge puhta algse seisundini, on meil vaja vabaneda anartadest. Meil vaja vabaneda oma nendest isikuomadustest, mis meil takistavad saamaks õnnelikuks. Ehk siis iha, viha, kadedus, ahnus, uhkus, kõik sellised takistavad tegurid. Nendega on vaja hakata tegelema. Sellepärast see anarta nivriti tasand on kõige karmim tasand. Siin bhakti joogi vaatab esimest korda elus endale otsa ja näeb, milline kaabakas ta tegelikult on. Sellepärast need anartad, need omadused, nad tulevad meie ette. Teised aitavad meil tuua, loomulikult teevad meiega sõbralik koostööd selles. Ja siin käib selline tõsine töö siis inimesel oma just nimelt isikuomadustega puhastumine kõigest ebavajalikust. Ja sellelt tasandilt on kõige rohkem kukkujaid selles mõttes, et siin on, ta ei ole ühest küljest kerge kindlasti ja siin võib komistada. Et teatud mõttes, kui me võtame need bhakti jooga astmed, siis esimesed 4 aastat ongi nagu ülesmäge minek ja jõudes nüüd siis järgmisele astmele, me tegelikult oleme jõudnud mäe tippu ja siit alla nüüd juba läheb siis nagu kelguga, et kõige raskem on alguses ronida ülesse. Vot need 4 astet nagu siia selle anarta nivriti
siit nagu läbi ennast närida ja kui sealt, sellest on inimene üle saanud, siis juba läheb kergemaks, oluliselt kergemaks. Ja järgmine tasand siis, kui inimene on siis piisavalt palju puhastunud ja endaga tööd teinud ja teatud siis regulatsioone järginud, kuulanud oma õpetaja nõuandeid, olnud pidevas suhtluses teiste pühendunutega, teiste saadudega ja hoides läbi selle siis oma usku pidevalt, see on igapäevane praktika, siis inimene jõuab lõpuks nishta tasemele, mis siis tähistab stabiilsust. Nishta on haaga. Mis siis tähistab, see on siis sükene stabiilsus. Siin on siis halbadest omadustest vabanemine. Nishta siis on selline etapp, kus juba vaimne praktika on juba ei nõua enam nii suuri jõupingutusi, see on juba inimese jaoks selline loomulik osa elust. Ja juba puhastumisprotsess on juba nii palju inimese jaoks töötanud, need halvad iseloomuomadused ja omadused talle enam teda nii palju ei häiri, et ta saab tasapisi juba nüüd häirimatult siis keskenduda vaimse praktika sooritamisele igapäevaselt, oma igapäevase elu kõrvalt siis, integreerides seda oma igapäevaellu sujuvalt. Ja siit juba siis, siin on juba siis teatud sükene häirimatus juba vaimses eneseteadvustamises juba inimesel. Et see on juba väga kõrge tasand. Ja siit edasi, nishtast siis edasi juhtub selline asi, et bhakti-jooga praktiseerija saab tunda maitset, ruchi. Ja see on juba vaimne maitse. See on maitse, mida me praegu ei koge. Siin räägitakse vaimsest maitsest. Ja mida tähendab vaimne maitse? Vaimne maitse tähendab seda, et inimene tahab üha rohkem Jumala kohta teada. Ta tahab teada, kes see Bhagavan on, kuidas ta tegutseb, millega ta tegeleb, kuidas ta hommikul üles tõuseb, mis ta nagu, kes ta sõbrad ja nii edasi. Just ta maitse on juba suurem vaimsete asjade vastu kui materiaalsete asjade vastu. Et toimub sükene teatud kaalu siis vahetus. Ja piltlikult öeldes näeb see bhakti-jooga protsess välja niimoodi, et kui meil on üks solgiämber, mis on täis solki, ehk siis meie halbu omadusi, meie vihkamisi, meie kadedusi, meie kibestumisi, kõiki meie neid halba asju, mis meile kannatusi tekitavad, siis bhakti-joogas ei käi asi niimoodi, et me võtame selle ämbri ja viskame selle tühjaks ja laseme sinna puhta vee sisse. See ei ole bhakti-jooga tehnika. Bhakti-jooga tähendab seda, meil on see ämber solki täis, sellised nagu me oleme. Me lihtsalt keerame vaikselt puhta vee kraani jooksma. Me võtame vaikselt, hakkame võtma lihtsalt juurde endale vaimseid asju ellu. Me vaikselt hakkame käima kuskil mantraid laulmas. Me vaikselt hakkame kordama Jumala püha nime. Me vaikselt lõpetame sellise toidu söömise, mis näiteks Jumalale ei meeldi. Me hakkame pakkuma seda, pühitsema seda ja hakkame sööma pühitsetud toitu. Me tasakesi laseme selle puhta veega seda sinna ämbrisse. Ja mis juhtub, kui see piisavalt kaua jookseb? Et see vesi hakkab tasapisi üle ääre jooksma, puhastuma ja läheb mingi aeg mööda ja see ämbrides solgi vett on asendunud puhta selge veega. Võt see on see, kuidas töötab bhakti-jooga. Mitte midagi nagu sellist vägivaldselt, hästi loomulik, kõik tasapisi, hästi loomulikult ühelt astmelt teisele inimene liigub. Ja nüüd
kui on tekkinud inimesel see maitse ja soov kuulata rohkem ja rohkem ja rohkem vaimsetel teemadel ja just nimelt nagu Jumalast, siis inimene jõuab asakti tasandile, mis siis on ütleme niimoodi, et see on juba siis täielik kiindumus vaimsesse. Et siit nagu põhimõtteliselt enam tagasiteed ei ole, et siin on juba inimene, teda ei huvita enam materiaalsed hüved nii-öelda, et ta võib siin maailmas tegutseda samamoodi edasi, käia tööl, kasutada lapsi, hoolitseda oma pere eest ja teha väliselt nagu kõiki asju samamoodi, aga tema motiiv ja kiindumus on juba hoopis teistes sfäärides. Ta on kiindunud juba siis Jumalasse kui isiksusesse. Ja ta sisuliselt, see on nagu valdav osa, milleks ta mõtleb. Et see on selline tasand. Ja siit on siis vaid siis sammukene edasi siis Paavani. Paava on siis, ütleme niimoodi, et ma joonistan siia piltlikult. Vaat kui hommikul päike hakkab tõusma niimoodi vaikselt. Et selline kuma tekib. Õigemini me siin isegi päikest veel ei näe, aga me näeme seda päikse kuma ümber. Vaat see on see armastus, mis siis elusolendi hinges siis tärkab. Et selle puhastumise tulemusena on inimene jõudnud siis selleni, et see armastus hakkab tärkama ja see siis kulmineerub sellega, et reema, mis on siis puhas armastuslik seisund, Jumala vastu, Jumala isiksuse vastu, mida siis veedad nimetavad elu kõrgeima täiuslikkuse tasandiks. See on siis kõrgeim võimalik täiuslikkus, mida elusolend võib saavutada. Kogu nende joogasüsteemide ja õpetuste kulminatsioon. Ja ühest küljest see ei ole odav, kahtlemata, sest kõik, mis on väärtuslik, ei ole odav. Kõik, mis on väärtuslik selle nimel, tuleb vaeva näha, tuleb tööd teha. Aga teisest küljest see protsess selle saavutamiseks on jällegi hästi loomulik ja hästi turvaline. Ja kaotada ei ole mitte midagi. Võita on kõrgem täiuslikkus. Nii et ühest küljest on see bhakti-jooga nagu lift vaimsesse maailma, lift kõrgema täiuslikkuse juurde. Aga teisest küljest, võttes kogu selle protsessi nüüd selle 9-astmelise nagu süsteemi, siin ei ole vaja kiirustada, sellepärast et isegi esimestel etappidel, mida kauem nii-öelda siin hoogu võtta ja sellesse asjasse sisse elada, seda teatud mõttes suurem on isegi garantii, et me selle asja juurde ka jääme ja ka ütleme, kuskile siis nagu välja jõuame. Sellepärast, et saavutada selles joogas täiuslikkus on reaalne ühe elu jooksul. Seda on väga paljud pühakud oma isikliku eeskuju ja näitega varal näidanud. Veedades on need isikud kõik olemas ja neid on isegi tänapäeval elavatu kirjas olemas. Nii et see on täiesti reaalne, see kõrgema täiuslikkuse saavutamine. Ja kui nüüd mingisugusest ajalisest momendist rääkida, mis on küll väga, väga subjektiivne ja väga individuaalne, siis suurusjärk, mida ma olen kuulnud, ma ise pole välja mõelnud,
siis kuna seda on ikka praktiseeritud siin juba mitusada aastat, tegelikult isegi tuhandeid aastaid on ju, aga ütleme niimoodi fikseeritud siin siis Chaitanya Mahaprabhu aegadest alates, kes on siis nagu siin 500 aastat tagasi siis ilmus ja inimene meile avas kõik need saladused siis nagu puhtalt praktilisel kujul, on ju. Siis selleks, et läbi närida siia kuskile anarta nivriti tasandile ja nishta tasandile, see ei ole garantii, aga et see suurusjärk inimese jaoks on kuskil paarkümmend aastat. Et kindlasti on olemas inimesi, kes on sisuliselt võib anarta nivritist minna läbi ka 5 minutiga, jätta kõik oma halvad omadused. Aga see on nagu selles mõttes, me peame ikkagi arvestama, et see on protsess, siis praktika nagu aastateks. Et pigem on ikkagi see, et kui bhakti-jooga praktiseerijad võtavad vastu endale vaimse õpetaja ja hakkavad siis järgima reguleerivaid printsiipe ja lugema siis mantrat ja elama siis vastavalt, siis nad annavad lubaduse seda teha elu lõpuni. Selles mõttes see on tõsine nagu lubadus. Ja see ei ole ka asi, millega nalja teha. Selles mõttes, et kui me tahame siin elus tõeliselt midagi saavutada, siis tuleb latt panna kõrgele ja teha ka vastavat praktikat. Ja mis on tänapäeva veedade järgi siis tänapäeva kõige võimsam vaimne praktika? See tundub ühest küljest liiga lihtne, aga teisest küljest on see täielikult veedade poolt kinnitatud. See on kõige võimsam vaimne praktika eneseteadvustamiseks tänapäeval. Kogu veeda kirjanduse tuum seisneb selles, vedaissa sarvari aham veda vedjo, et mõista Jumalat kõrgema isiksusena. See on kogu tuum, see on kõikide asjade kõige mõte, lõplik mõte on mõista Jumalat. See on üldse kogu inimene eksistentsi lõplik eesmärk. See on ainuke asi, mis lõpuks annab inimesele lõpliku rahulolu, lõpliku heaolu ja inimene lõpetab lõplikult igasuguse otsimise. Nii kaua inimene on rahutu, õnnetu, kurb, täis muresid ja kannatusi. Nii et praktika on iseenesest väga lihtne. Seda kinnitavad praktiliselt kõik maailma religioonid, erinevad suunad, eriti veedades. Et eneseteadvustamiseks on siis pühade nimede kordamine. Tuleb lihtsalt hakata kordama pühasid Jumala nimesid. Kõige parem on seda teha palvehelmestel, et veedaliks kultuuris on sellised palvehelmed, kus on siis siin 108 helmest. Keskel on üks suurem helmes, kes on siis pagavan, millest üle ei minda, siis loetakse nagu üks ring loetakse selle suurema helbeni, pööratakse ümber ja loetakse siis ring tagasi, niimoodi 108. 108 korda siis on võimalik korrata ühte mantrat. Ja Srila Prabhupada, kes siis on praegu siis üks edukamaid bhakti-jooga lääne inimesteni toojaid, andis siis juhenduse, kus siis tema õpilased loevad siis praegu iga päev siis nendel palvehelmestel, kes praktiseerivad bhakti-joogat, loevad siis 16 ringi, ehk siis 16 korda 108 mantrat, mis ajaliselt võtab umbes 2 tundi iga päev. Kui seda teha hommikutundidel, siis see läheb suhteliselt kergesti, selle kaarjub lõpuks ära, aga see 2 tundi tuleb oma päeva leida. Aga arvestades, kui võimas see praktika on ja kuidas ta meid sisemiselt siis puhastab ja muudab, siis see on tühine jõupingutus. Ja see iseenesest veel, mis selle bhakti-jooga öelda kohta seda, et mis on nagu huvitav asi selle bhakti-jooga juures on see, et inimene ei pea omama usku Jumalasse. Seda võib praktiseerida täiesti vabana usust sellesse, et
et Jumal on reaalselt ta on olemas ja nii edasi. Tähendab, me võtame selle kontseptsiooni vastu ja ei eita seda, aga palju olulisem on uskuda sellesse protsessi, sellesse praktikasse. Sellepärast, et see on tee, mis võib viia siis elusolendi täiustukuni, sellepärast, et seda usku Jumalasse meil ei ole seda. Ja seda ei teki nii pea. See usk tekib alles siis, kui meil siin tugevamalt, kui meil tekib siin juba maitse. Siis me hakkasime rääkida tõelisest nagu usust Jumalasse. Et sinnamaani on teatud mõttest ikkagi nagu teatud mõttest nagu silmakirjalikkus. See, et kui inimene räägib, et ma kannan Jumalat oma südames ja sellised jutud. Ja loomulikult me ei näe teisi inimesi, siis me ei tea, mis tema sees toimub. Aga kui inimene on sellisel tasandil, siis ta lihtsalt ei suuda enam elada ilma selleta, et ei elaks Jumala jaoks. Ja ma võin näidata mõne ringi, kuidas see praktika siis käib. Et siin ka kotikene on siin, kus need mantrad on sees, need on hästi suhteliselt isiklikud asjad. Ja selle ühe näppu siis jätab mängust välja, see on ego näpp. Et seda mängu ei võta. Ja siis iga siis selle palveelme peal siis loeme ühe mantra. Ja Bhakti-jooga traditsioonis kasutatakse siis põhiliselt seda Hare Krishna mantra. Tähendab kõige suurem mantra, see tähendab seda, et ta sisaldab endas kõiki teisi mantraid. Et on olemas igasugused tervistavad mantrad ja rikkusi andvad mantrad ja puhastavad mantrad ja mida iganes mantrad veel. Kaitsvad mantrad, selle Narashinga mantra Om Namo Narashinga ja nii edasi, aga maha mantra siis maha tähendab suur, see tähendab seda, et temast on sees kõik need teised mantrad, universaalne. Ja siin ei ole ka usku vaja, et see on samamoodi, et kui meil on käed näiteks mustad ja meile öeldakse, et kui sa paned nad kraani alla, liigutad neid seal, siis nad saavad puhtaks. Ja kui ma ütlen, ma ei usu, siis see ei mõjuta seda. Ma võin mitte uskuda ja minna neid seal liigutada, nad lähevad ikkagi puhtaks. Samamoodi toimib see mantra. Ja see käib siis niimoodi, et igal ringil siis lugeda üks Hare Krishna mantra. Vabandust, igal palveelmel lugeda üks mantra. Et see kõlab siis umbes sellise tempoga, umbes sellisel kujul siis. Ja lugeda siis niimoodi, et vaevu siis kõrvalistuja siin näiteks kuuleb, et kõvemini ei ole vaja seda lugeda. Et Hare Krishna mantra siis Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Et seda võib igaüks ise proovida. See ei ole mingi väga saladuslik mantra. See on kõigile kättesaadav praktika ja nagu ma ütlesin, see on pratyaksha, avagimyamsam. Pratyaksha tähendab seda, et me võime võtta ja lugeda see 108 ise ära ja vaadata, mis toimub, mida me tunneme. Kas me kogeme midagi? Ja kui sellest tekib maitse, siis on väga hästi. Siis me lihtsalt tahame seda teha iga päev. See on võimalus suhelda Jumalaga. Nii et lühidalt kõik siin muidugi, ma ütlen veel kord, et see kõik on ainult sissejuhatus. See on põgus puudutus veedalikest teadmistest, mis siis kulmineeruvad suhtega Jumala vastu, mis on siis kõige nagu täiuslikkuse tipp. Aga nagu me aru saime, sinna allapoole jääb väga palju avastamisrõõmu, väga palju võimalusi oma elukvaliteeti tegelikult muuta, tuua oma ellu palju rohkem rõõmu, õnne, uusi väärtusi. Ja inimene saab ise
väga enda isiklikust valmisolekust, soovidest lähtuvalt saab valida, kus ta siis parasjagu pihta hakkab, mida ta uurima hakkab, mille vastu tal huvi on, mis teda tõmbab, mis teda kõnetab. Igaüks peab seda ise ära tundma. Niimoodi nagu Radhanath Swami käis läbi kõik India, suhtles kümnete, sadade inimeste ja pühendunutega ja saadudega ja lõpuks ta tundis ära oma südamega, mis oli tema kutse. Samamoodi nagu meie tegelikult me peaksime käima ja otsima ja vaatama, mis meid kõnetab. Nii et alguses, kui ma seda loengute sarja alustasin, siis mu väikene unistus ja eesmärk oligi, et kui leidub mõni inimene, kes tõepoolest need loengud on kõik ära kuulanud, mille üle ma oleksin väga õnnelik, sellepärast et ma proovisin siia nendesse loengutesse panna tõesti nii palju kontsentreerida neid olulisi asju, kui ma vähegi suutsin. Ja tegin seda suhteliselt, ma loodan, omakasu püüdmatult. Et lihtsalt need asjad jääksid kuskile alles ja et inimesed saaksid nende juurde tulla, neid uurida ja kuulata. Aga kui ma nüüd meenutan seda esimest eesmärki, mis me panime, siis see seisnes just nimelt selles, et pärast seda nüüd, kui ma nüüd siin praegu ära lõpetan ja olles nüüd kuulanud kõik need loengud läbi, on ikkagi inimesel olemas mingisugune pilt, palju suurem ja terviklikum pilt sellest, mida endast kujutab üldse vaimne praktika, millised erinevad vaimse praktiseerimise moodused, teed on olemas, mida tähendab Jumal, kui me räägime Jumalast, millised aspektid on seal olemas, millest koosneb see materiaalmaailm, kes me ei ole, meie ja nii edasi. Ühesõnaga, ma nagu siiralt loodan, et need loengud annavad inimestele palju vastuseid ja ma siiralt loodan, et nad tekitavad ka palju uusi küsimusi. Sellepärast, et need on absoluutsed teadmised, mis tähendab seda, et neid on võimalik õppida rohkem ja rohkem ja rohkem ja rohkem. Neil ei ole piiri. Täpselt samamoodi nagu armastusel ei ole piiri. Armastus on lõputu. Oma lõputute tundevarjunditega, lõputute kogemustega, täpselt samamoodi on need teadmised. Vedalikud teadmised on põhjatud, aga nad on väga tänuväärsed ja nad tõepoolest muudavad selle halli argipäeva palju lootusandvamaks. Ma nüüd rohkem paatoslikke sõnu väga enam ei tee. Et igal juhul ma tänan kõiki väga, Erkit tänan väga, kes meid siin kostitas ja külastas ka muidugi. Sellepärast, et Erki silmad olid need suuremad, keda ma nägin kogu aeg. Ja Raino loomulikult, kes aitas meil seda korraldada ja kõiki teisi loomulikult, kes imetlusväärselt algust lõpuni kõik need loengud ära kuulasid. Nii et mina keeran praegu oma sellise ametliku raadiu siin kinni ja võib-olla kui teeme väikese siis sellise vestlusringi siin. Hea küll, aitäh! Teadmised on isikuomadused, mis teevad meid õnnelikuks. Isikuomadused ei pruugi meid õnnelikuks teha ka. Õiged isikuomadused. Selleks tuleb tunda veedasid ja võtta lahti kohe õige värss. 13.8. Alandlikkus, kõrkusetus, vägivallast hoidumine, sallivus, lihtsus, tõelise vaimse õpetaja poole pöördumine, puhtus, vankumatus, enesekontroll, meelelist naudingut pakkuvatest objektidest loobumine, valeego puudumine, sünni, surma, vanaduse, haiguste, koleduste tajumine, kiindumuste puudumine, sõltumatust seostest, laste, naise, kodu ja muu sellega seonduvaga, sõltumatus. Mõistuse tasakaalu säilitamine nii meeldivate kui ebameeldivate sündmuste korral, pidev ja puhas Jumalale pühendumine, püüdlus elada
üksilduses kohas, irdumine üldisest inimmassist, eneseteadustamise olulise tunnistamine ning absoluutse tõe filosoofiline otsimine. Selle kõik ma kuulutan teadmisteks ning kõik ülejäänu on üksnes teadmatus. Lihtne. Loomulikult ei ole kõik isikuomadused teadmised, aga teadmised on need, mis on siin üles loetud. Alandlikkus, kõrkusetus, sallivus, lihtsus, vankumatus, enesekontroll, sellised omadused on teadmised. Teadmised peavad inimesed tegema õnnelikuks. Jah, viha, hirm, kadedus, need ei ole teadmised. Need on anarthad, need on asjad, millest on vaja inimesel vabaneda. Tekkis küsimus, mis edasi? Edasi on mitmed erinevad võimalused. Üks nendest on kindlasti see, et otsida inimesi, kes selliste teemadega tegelevad. Ja rääkida nendega, suhelda, proovida aru saada, kuidas nad seda praktiseerivad, kui tõsiselt nad seda võtavad ja nii edasi. Ühesõnaga, otsida suhtlust, võib uurida raamatuid, mida ma soovitan vedelikust kirjandusest, nagu sai juba öeldud, siis raamatud, mis on siis Parampara poolt siis nagu kommenteeritud, näiteks Kaudia Madjeva Vaishnav Sampradaya, ehk siis üks suurest Sampradayast, mis on siis siin Bhagavad Gita alguses ka ära toodud. Siis siin on alates siis Krishnast ja Brahmast 32 õpetajad läbi siis aasta tuhandete, kui mitte öelda miljonite. On konkreetne õpetaja õpilase järgnevusahel, mille siis üks viimaseid õpetajaid on Bhaktivedanta Swami Prabhupada, kelle kommentaaridega on eesti keeles ilmunud Bhagavad Gita, mis on siis vedakirjanduse tuum, pärl, ja kus on siis kõik need teadmised alustuseks olemas, aga Bhagavad Gitat üksinda uurida on suhteliselt keeruline, et siin oleks hea, kui oleks kõrval või vähemalt olemas mingi kontakt inimestega, kes on seda rohkem uurinud ja kes ka reaalselt nagu kasutavad seda praktiliselt oma elus. Ole, anna mulle see Isopanisad. Siis on ilmunud veel eesti keeles mõned väiksed raamatud. Kahjuks seda vedakirjandust eesti keeles on vähe. On üks 108 siis Upanishadist on Isopanishad, mis on ka Srila Prabhupada kommentaaridega. Ma julgeks väita, et kergemini mõistetav teos kui Bhagavad Gita alustuseks. Et siin nagu saab ka sellise sissejuhatuse sellesse temaatikasse. Nii et ühesõnaga, ja loomulikult on olemas internetis ligipääs palju rohkematel raamatutel ka eesti keeles. Ma panen sinna lingi. On Vedabase, kus on praegu need ilusasti kõik eestikeelsed tekstid sees seal. Et saab nendele ligi ja saab hakata neid väärseid tasakesi uurima. Siis mida veel võib teha? Võib tasapisi uurida vedalikku kultuuri. Kas või alustada selleks, et järgmine kord, kui tervis loksub, siis äkki uurida, et äkki Ayurveda aitab näiteks. Et tasapisi hakata seda karmakandat oma ellu lülitama. Sellepärast, et karmakandast on väga palju kasulikum meil võtta. Võib hakata tasapisi mantrat kordama. Võib otsida üles, kus lauldakse kirtanat, ehk siis kus ühiselt on sankirtan, kus lauldakse koos mantraid. Väga võimas protsess, kõige võimsam protsess üldse individuaalse mantra kordamise kõrval. Ja veel kord, väga oluline on suhtlus. Ehk teisisõnu, need, kellega me suhtleme, nendelt me saame omadusi, nendelt me saame soove
ja see põhimõtteliselt dikteerib teatud mõttes meie elu. Nii et väga oluline on valida enda ümber inimesi, kellega me suhtleme. Loomulikult meil on tööalased suhtlused ja me peame seda tegema, aga nendes suhtlustes me ei ava oma südant. Et ma pean silmas nagu suhtlust, kus me avame oma südant ja kus me laseme teistel endal südant avada, siis seal toimub nagu tõeline informatsioonivahetus. Et igal juhul loomulikult on arukas püsti tõusta ja tegutsema hakata. Et lihtsalt jääda nüüd nende teadmistega, et see ei vii meid eesmärgini. Et meil on see 3 komponenti, et tuleb tegutseda. See on see, mis me saame teha. Kuidas see praktikas töötab, kus me jõuame nagu šaadast, satusangast, patsianikirjani, sealt annab nii edasi. Toimub läbi selle, et me hakkame pühendama teenust. Nojah, seal on need komponendid sai tegelikult nagu nimetatud, et kõigepealt on see, et me hakkame suhtlema nagu õigete inimestega, kes meid aitavad selles praktikas edasi, me võtame teatud regulatsioonid oma ellu, me piirame, hakkame jämedamalt poolelt siis endal pihta, kõigepealt me nagu reguleerime oma meeltekasutuse ära, läbi selle me saame oma tasakese oma mõistust hakata rahustama, paralleelselt me suhtleme siis vaimseõpetajaga, kes siis aitab meile asendada meie arukust kõrgema arukuse vastu. Ehk siis me võtame veedade arukuse, paneme oma arukuse asemele. Ja samaaegselt me siis praktiseerime seda sama nishkama karma-joogat, mis ta ei ole nishkama, tegelikult on pudi-jooga. Pudi tähendab arukuse-jooga. Ehk ta on tegelikult, väliselt on ta nagu karma-jooga, aga tegelikult meie eesmärk on saavutada preemapakti, kõrgem siis armastus jumalast. Ehk teissõnu, me jätkame samasuguseid tegevusi, mis me siiamaani oleme teinud. Käime tööl, ajame oma firmat, mis me siin teeme, hoolitseme oma pere eest, täidame oma kohustusi, ei loobu väliselt, me ei pea millestki loobuma, aga me teeme seda siis pühendumuslikus meeleolus, sest küsimus on teadvuses. Kui me armastame kedagi, me oleme täielikult armanud, siis see ei tähenda seda, et me peaksime töölt ära tulema. Me võime tööl edasi käia, ainult et meie südames on armastus. Me käime lihtsalt tööl, aga me käime nüüd natuke teistmoodi. Me käime nüüd tööl nii, et me läheme koos selle armastusega tööle. See tähenda seda, et me peame töö lõpetama, peame oma pere ülgama nii edasi. Ei. See ei tähenda seda. Ja Jumal ei ole meile seda materiaalset maailma selleks teinud, et me teda peaksime ehitama. Vastupidi, tal ei ole midagi selle vastu, kui me seda tarbime. Tal ei ole midagi selle vastu, kui meil on pangaarvel 1 000 000 eurot või meil on suur maja. Ei, aga kui me seda kasutame kõike lihtsalt enda naudingute suurendamiseks, siis me kannatame. Aga kui me teeme seda, oskame seda kuidagigi siduda temaga ära, leiame mingi momendi, miks ma teen seda niimoodi, et temal on hea meel, et Jumal on hea meel, siis võtab see hoopis teise tähenduse.